Jäi painama seoses vaenukõnega, kas tulevikus võib siis vaenukõne tõttu sattuda samuti vanglasse? Noh, ütleme niimoodi, et see on karistusmäärad tuleb nüüd hinnata. See ongi üks koht, kus kohas tuleb hinnata, mis on karistus ühe või teise asja eest. Euroopas eeldatakse seda, et kui on tegemist kriminaalse olukorraga, kui vaenukõne toob tõesti kaasa tõsised tagajärjed, siis on võimalik ka kriminaalne karistus ja see karistus võiks olla 1 kuni 3 aastat. Eks? No, see on Eesti valik. Me võime kehtestada, et maksimum 1 aasta vangistust, maksimum 3 aastat. Aga noh, ütleme, see on see koht, et kindlasti ma tahaksin, et sellist üleskutsuvat kõnet üldse ei oleks, aga kui ta on, siis karistusega ikka prooviks algusest tasapisi. Kui me tooksime kohe tänasest päevast näiteid, siis kas näiteks Andrei Vesterineni juhtum või siis kui PERH-i ülemarsti siis loobiti vedelikuga, kas see läheb nüüd vaenukõne alla või kuidas seda sõnastada? Ta ei lähe vaenukõne alla. Sellepärast, et vaenukõne eeldab seda, et rünnatakse inimgruppi, kellel on siis teatud tunnused, et kui ta oleks üles kutsunud teatud pikkusega inimesi ründama meessoost inimesi ja siis oleks olnud nagu võib-olla tegemist, eks, aga see grupp oleks väga suur olnud muidugi. Et see on ikkagi väga konkreetselt lähtub ka Euroopa ajaloost, et kui me kutsume üles ühte etnilist gruppi ründama, ühte usugruppi ründama või mingid muud tunnuse järgi, mida inimene ise ei juhi. Tulevad loomulikust ära. Aga tegelikult on need seadusesätted juba ju ka põhiseadustes ja tänastes seadustes olemas. Jaa, aga nad on sisustamata selle koha pealt. Aga üks valus